tere hommikust! Meil on jälle üks ilus päev siin Balil. Täna ärkasime Martiniga küllaltki vara, mingi 7-st. Aga ilm on jälle ilus, öösel sadas paduvihma, et oli väike hirm, et võib-olla siis on mingi torm meie poole teel, aga siiamaani hoiab jälle kenasti, nii et eks me vaatame, võtame mingi väikese jalutuskäigu siin veel ette ja suurt siin midagi tõenäoliselt ei tee, et siis läheme koju tagasi ja mõtleme mingi normaalse plaani ka välja, et tahtsime lihtsalt natukene näha, mis siin toimub ja võib-olla leida siis mingi normaalse kohviku natukene kiirema internetiga, et üht-teist ka üles laadida, sellepärast et meie praeguses majutuskohas on muidu kõik super luks, aga netiga on natukene kehvasti. Kuidas me ennast täna tunneme, Martin? Päris hea. Päris hea? Veel. Puhanud või? Mina olen väga puhanud, ma läksin ju 8-maga. Leidsime see peal mingi Starbucksi, et praegu jalutame küll edasi, aga ma arvan, et see on see koht, kus võib leida vähe kiirema interneti, vähemalt nii me loodame. Sometimes lose, always win või sometimes win, always lose või kuidas iganes see oli. Lahe ländi sul, mees. Näita oma särki. Õhuavad. Ma ei tea, kuidas võtta, mis kõige parem on. Või näiteks sandaali. Ai, ma arvan, võtta ikka varbakas. Ja sul on mugav on sandaal, tõmbab, hakkab õõruma, vaata. Kui kõnnid. Martin hakkasid tossud siin õõruma paar päeva tagasi, nii et jalad on juba vilja täis. Üks vein sinna varbavaja plättude peale ümber, et võtsis ikka oma neid klassikalisi Nike, aga minu arust need varbakad on ka päris head. Läheb loosi või? Ei ole nagu väga palju riideid seljas, aga ikka on palju riideid seljas. Julia Roberts tegi selle koha kuulsaks. Tulime selle Starbucksi wifi kiiruskontrolli, ma võtsin kiire kohvi ka ja 10 mega alla, 10 mega üles, nii et tundub, et õhtupoole tuleme ja laeme oma vlogid ja muud pildid siin üles, et ega siin hotellis oli mingi 2 üles alla vist, nii et... Ei, siin ei olnud. No, seal eelmises oli. Eelmises oli 2, siin on mingi 0,2, nii et aga joome kohvi ära ja lähme edasi. Asume teele ja tänaseks sihtkohaks on siis kõigepealt üks kuskil 16 minuti see sõidukaugusel olev selline swing või siis kiik, mis peaks nii-öelda kõikuma sellise oru kohal või seal peaks olema kosed ja piltilus vaade, kes hüppab, kes mitte, aga vaatame, kuidas me läheb, igatahes paneme rollerit jälled sisse ja asume teele. Rukkimist väike kiiver tuleb alati jätta rolleri peale nii pidi, sest muidu saab öösel paduvihma ja meil on läbi vettinud polstriga kiiver. Aga noh, samas ongi, palav on, nii et jahutab, aga jah. Hey, what is this? Et jõudsime siia swingi kohale, siis peaks olema selline päris lahe kõrge oru kohal olev selline kiik, siis super lahedad kaadrid ja väga äge koht, aga selle asja koha nimi on siis Zen House või Zen Hideaway. Cash money on vaja. Ei lähe läbi meie pakkumine sinna. 500 tonni ikka 2 eest, nii et midagi... Ei tea, me vaatame, äkki laseme siis niisama sellised kuskilt õhku ja saame selle nagu vaate kätte, aga ma ei tea, noh. Ei ole nii palju sularaha kaasas lihtsalt, see on nagu ema. Ma vaatan, et seal inimesed kiiguvad. Väga mingi. No võt, siit lükatakse hoogu, pannakse asi käima ja huuaba sinna. Vaatame, kus see Martin jäi. Martin jäi sinna üles kuskile, ma roisin alla. Uurime, mis siin saama hakkab. Et mõtlesime, et üks meist peab ikka selle pulli ära tegema, maksu, mis maksab, et vaade on ikka super luks ja ühekordne elamus, et nii pääs ja tagasi ei tule. Seal all on koss ka, vaata. See on see whitewater rafting. Okei, et siin all on jah, rafting on ka siin all veel. Aga vaatame sellega hiljem. Wait. Martin täidab praegu testamenti ja siis... Mis tunne on? Pavestik ka veitse? Absoluutselt ei võiks, ma ei tea miks. Võib-olla siis, kui ma sinna peale istun ja hakkab kutt tõmbama. See võib su viimane swing olla. Üsna keerukas ülesanne. Aga kui meil siin midagi üldse edukalt õnnestus, siis on see kõik teie ees nüüd. Oled valmis? Nüüd.
edukas, kuidas oli? kõva, aga mitte nii kaua, kui ma arvasin. Talle väga meeldib. Opa, lükake aga hoogu ja kui swingi eest maksad, siis võid siit tasuta juua võtta ja ma panen näiteks ühe Sprite'i nahka ja okay, thank you guys. What's the name of this place? Bali Swing. Bali Swing? Yeah, on Facebook and also in Google. Thank you Yeah, guys. thank you Please guys. come, It was right? nice Thank you, for thank Yeah, you. Thank you let's very take a much photo. indeed. Chill, Thank bye. Take care guys, thank you. Tuul kogub hoogu, nii et ei tea, mis sellest ilmast täna saab siin. Taevas on pilves, et lauspäikest täna ei ole, võrreldes eelmiste päevadega. Aga palav on ikka ja väga niiske on. Lähme käivitame mootorid ja paneme edasi. Nüüd lähme siis siia Kose juurde, et ikka väga lahe koht oleme. Selline turistikas küllaltki, eks need sellised salapärasemad kohad leiab võib-olla hiljem ennast, aga praegu tulime vaatasime selle kõige Ubudi lähedasema koha nagu ära. Thank you. Nii et pidema 15 meetri kõrgune kosk, me vaatame, kui kõrge ta siis on ja kas kannatab hüpata ka või ei. Räägi järsust ronimisest. See on järsk, aga vaat sinna. Tundub, et hea. Üldse ei muretse. Igatahes siis see kosk on, see on 15 meetrit kõrge umbes, ujuda ja kõike võib, aga kui tahad hüpata, siis peab matkama teiselt poolt ja laskma enda kellelgi siis sügavust kontrollida. Meil jäid kõik ujumisasjad, jäid rolleri istmete alla ja püksid ka, aga ma ei tea, vaatab improviseerima siis. Külm või? Sa oled Põhjamaa mees, kurat, võta! Praegu ikkagi hüpata ei saa, sest öeldakse, et vesi on nii madal ja turistidega on viimase ajal üle ühe mingi õnnetus juhtunud, et purevad kogu aeg jalgu ära. Ta on jumping coach ja taga praegu ei hüppaks siit, et võib-olla keskelt täpselt ühte spotti, aga noh, et targem on vist praegu mitte lolli mängida siin. Küll me oma šansi saame. Meie jätsime naised koju ja pildistame üksteist, muidu on nii, et mehed on kaldal, naised on seal, mehed panevad Instagram husbandid kõigil, aga noh, we got each other. Ujumas on käidud, nüüd lähme vaatame, mis vaade siin üleval ka on. Hop, hop, hop. Siin seal all on inimesed. Kuidas kott on? Easy breezy või? Siin selle Kose juures oleme nüüd on. Lähme vahetame rollerite juures riided ära ja järsk trepp, aga pole üldse probleemi. Pole üldse mingit probleemi. Või mis? Kaamel. Tasas jõuad, kaugele jõuad. Mis arvad? Selleks reisiks on jalapäev tehtud vist. Eesti vabaks. Jõudsime üles tagasi, aga matk oli päris esitav. Pole ammu sellist jalapäeva teinud ka, nii et... Ilma kotita oli päris hea. Ilma kotita oli väga hea. Aga ma arvan, et nüüd on mingi siuke pooletunnine sõit koju tagasi ja siis ma lähen otsin selle Starbucksi uuesti üles. Seal oli mõnus konditsioneer ja wifi, nii et saab oma asjad üles laadida ja Martin läheb vist puhkama või? Ma lähen, võtan puhkuse endale. Martin võtab puhkuse. Aga jah, asume teele, nii et ega siin suurt midagi tänaseks rohkem ei olegi. 2 kohta oli meil täna plaanil, seda on läbi käidud. Ilm on so-so, paistab, et sealt tuleb mingi tormipoiss peale. Mingid pilved. Aga ma arvan, et me jõuame enne seda kenasti koju, sest rolleritel jõudu on veel ja kütet ka on. Asume teele. Just jõudsime koju, parkisime rollid ära. Martin ütles, et ei hakanudki sadama. Põmm, paugust. Olemas. Aga näe, see ei häiri meil siin küll sõpru. Nüüd on jah, paar head tundi siin vihma sadanud ja istusime toas, põhimõtteliselt suurt midagi teha ei olnud, et filmisime natukene, ujusime natukene,
puhkasime natukene, aga kõht läks juba tühjaks, et me ei ole peale selle hommikuse puuviljavaagna ja paari muna nagu mitte midagi rohkem söönudki, aga tegemist on olnud kõvasti, nii et energiavarud on otsakorral põhimõtteliselt. Lähme siia linna peale vaatame, kas saab midagi süüa ja äkki saab siis eilse episoodiga üles laadida ja midagi head hamba alla. Täna on selline mõnus rahulik praegu, peale vihmasadu on midagi selline mõnus rahulik, kõik on nagu natukeseks ajaks peitu läinud ja suuremat müra nagu kuulda ei ole. Aga kuna meil täna teie jaoks suurt erilist enam nagu varuks ei ole, siis ma arvan, et lõpetamegi siin selle tänase episoodi jälle ära ja ei lõpeta veel vlogi ära, sest et mul tuli meelde, et te ju tegelikult ei olegi selle Ubudi õhtuse linnaelu ja meluga ju veel tutvunud, nii et praegu vihma ei saa ja valgus on mõnus, nii et miks mitte. 24/7 meil käib, liiklus on kogu aeg selline küllalt umbes, kõnnid pooleti mööda autotee peal siin. Aga noh, kui ilmad kõrvad lahti hoida, siis tõenäoliselt oled üsna safe. Aga me leidsime jah mingi laheda voki söögikoha siin. Otsime selle üles, on kuskil selline kilomeetrine jalutuskäik. Lähme vaatame, mida head süüa meile seal pakutakse. Kuidas kõhuga lood on? Täis ei ole, väga tühi ei ole. Kurat küll. Ma võiks küll homus ära süüa praegu rahulikult. Turn right. Otsi kohta, kus sa saad ja vaata, et ise surma ei saa. Üks väga popp kohalik roog on kebaab, mida valmistatakse siis koeralihast. Ja no vaadates seda, kui julgelt need koerad siin autoteede peal liiklevad, siis sellest lihast nagu küll siin puudust ei tohiks tulla. Tiit, kuidas tundub? Päris ja... Ma ei tea, millal te sellist kokat viimati nägite. See on aastast enne Kristust. Cheers. Selline Anthony Bourdaini stiilis layover vist. See on pool on ees ja pool on meil tulemas. Aga siiamaani maitseb hästi, nii et head isu. No nii, selle restorani lambi valguses ütlen, et kiidan heaks selle koha nagu pjah. Super hea söök. Meeldis nii mulle kui Martinile, aga nüüd on väljas tõesti juba kott pime, et kell 6 kustuvad siin tuled ära ja selles mõttes, et valgus kaob ära. Ja nüüd me matkame koju ja tänaseks aitab ka, et kohtume juba homme ja olge mõnusad. Tšau!